Ma alustan oma hommikut kohe shoutoutiga, et ma ära ei unustaks. Mul tuli kommentaar kasutajalt Miia Kristel ilus ja ta kirjutas mulle, oled kole. Shoutout sulle, see on mu esimene hate kommentaar. Ma vastan sulle, et kadedus on kole asi, sest et kui ma oleksin kole, siis sa ei kirjutaks mulle seda, sest sul oleks must kahju ja ma tean, et ma ei ole kole. Ma hakkasin suht naerma, kui ma lugesin seda, aga ilusat päeva sulle, Miia Kristel, ja ilusat päeva kõikidele teistele, kes mu vlogge vaatavad. Mina hakkan nüüd puid laduma. Me ladusime puud ära, ma jätan oma vlogi laadima koju ja ma lähen linna, saan Eliisega kokku. Siis me sööme natuke linnas ja siis hängime. Ja siis ma viin oma ratta parandusse, sest et see lesiratas käib vastu seda asja. Ühesõnaga jah. Mul esimene rehv on täiesti täis ja tagumine rehv on täiesti tühi. Nii et edu mulle linna jõudmisega. Tere tehakse seda passiooni kooki. Mul läks rattaparanduses 5 minti, reaalselt 5 minti, nii et tulge kõik siia Side tänavale. Siin on kõige parem rattaparanduspunkt ja siin müüakse rattaga, siit ma ostsin oma ratta. Nii et ma nüüd velotan rõõmsalt edasi. Ma niitsin muru ära ja mul tuli niites siuke tunne, et mina tahan täna just meikida, sest ma ostsin 2 uut meigi asja ja ma näitan teile neid ka pärast. Nii et praegult ma lähen pessu, sest ma olen higine ja mul on palav ja siis ma hakkan ennast sättima. Seal on siis mina selle fancy rätikuga jälle ja ma võtan kohe rätiku ära, ma panen juuksed krunni ja siis hakkame mulle meiki tegema. Paneme siis kõigepealt sellist kreemi on ju. See niisutab, tõmbab punased kohad vähem punasemaks. Seda on lihtsalt hea kasutada, kui sa hakkad meiki tegema. Sellise asja ja katame sellega halvad kohad. Nüüd võtame Beauty Blenderi ja teeme need kohad niimoodi natuke sellega üle. Järgmiseks võtame minu vana lemmiku lumene Under Eye Concealer. Paneme seda mulle silma alla ja siis teeme jälle Beauty Blenderiga ilusaks. Ma näen natuke nagu indiaanlane välja niimoodi, aga ma kohe fiksin ära selle. No nii, mu nägu on suht laiguline, aga selle jaoks me võtamegi järgmise asja ja selleks on minu kauaaegne lemmik Fit Me matistav jumestuskreem. Ma hakkan täitsa inimese nägu minema juba. Ja teate, ma ostsin täna mega laheda asja Nixilt, sellise kulmupliiatsi, et tal on siuke mikroots, hästi peenik ots, toonis mingi selline. Ta on väga hea otsaga, sest see on ülipeenike ja sellega on täiega lihtne teha nagu kulmi. Ja siin on siuke ots ja siis selline ots. Ei, pekki, ma unustasin puudrit panna. Ja seda unustasin ka panna. Nii et ma teen ennem need 2 tükki ära ja siis teen alles kulmud. Ma juba hakkasin natuke tegema. See on minu päikesepuuder pluss highlight 2 ühes. Teeme siis sellega natukene endale kontuurjooniga. Ja nüüd siis minu kõige lemmikum puuder. Selline matistav Maybellini oma. See on lihtsalt nii hea. Ma olen juba, ma arvan, et vähemalt aasta aega seda puudrit kasutanud. See on lihtsalt nagu tõsiselt hea puuder. Ta nagu ilusti matistab ära. Ja nüüd tulevad kulmud. Siin on mu kulmud ja tegin ka ripsmed ära. Ja nüüd sirgendan ja siis tuleb Helena siia ja siis me lähme linna hängima. Ma olen valmis saanud ja ma lähen nüüd linna ja siis me lähme ilmselt kohvipausi, sest ma pole seal mega ammu käinud. Jah, ma näpin oma juuksid, sest mul on täna väga pehmed juuksed. Me hakkame kohe sõitma Viljandisse. Taga on minu uus voodi ehk siis madrats, mille viime Viljandisse, et ma ei peaks enam diivanil magama. Ja ma söön oma hommikusööki ploomi, nii et hakkame startima. Ja ma olen jälle salatilainel. Kõik asjad on Rimist, välja arvatud tomat, mis on minu koduaiast. Nii et siin on salatimüks, šampinjonid, kanafilee, broileri kintsuliha, sorry. Siis paprika, kurk ja meesinäppikaste, nii et head isu mulle, ma lähen kohe varsti kooli. Ära filmi! Mis mul on siin üks jope? Näed. Et sukapüksid, mulle väiksed, üliuued. Nad käien prillidega. Vaata firmakad ju. Ja firmakad, muidugi firmakad. CD! 1, 2, 3. Kreeta. Ei tohi piiluda! Oota, kas sa teed ühe käega või? Jaa. Jätan lihtsalt Ma tahan näha.
Täna on nii ilus hommik, päikesepaiste ja kõik on nii vaikne ja seda rahulikult lihtsalt jalutada ja nautida. Mul on reaalselt 15 minutit rongini aega, aga nagu see ongi hea, siis ma vähemalt tean, et ma jään maha rongist. Nii et praegu jalutan sinna, siis lähen rongile, söön oma hommikusööki, naudin oma hommikulatet ja sõidan Tallinnasse. Ma olen Tallinnas ja ma mõtlesin, teen väiksed update'id. See karamell on ja see kohvik, ma käisin sealt lattet võtmas enne rongile minekut ja see latte oli lihtsalt mitte minu lemmikute killast, sest et kui sa lähed juba kord proovid rohelisema ja kohvi, siis see enam muud kohvi nagu väga ei hinda. Ma natuke shoppasin linnas, ma vaatasin õega sõrmuseid, siis me tahame osta samasuguseid sõrmuseid ja nüüd on kell 1:30 juba ja Miku peaks mulle varsti helistama, sest tal lõpeb loeng. Ütlesin talle, et mul hakkab kell 2 ansambel. Te kujutate ette, ma olen täna nii palju talle valetanud, et mul on isegi kahju natuke temast. Aga ma ütlesin talle, et mul oli hommikul solv. Kui ta mulle rongis helistas, ma ei saa vastu võtta. Sest muidu ta saaks kohe aru, et ma olen rongis, on ja. Sest seal öeldakse neid peatuste nimesid hästi valjult. Ja nagu... mul on nii palav. Aga ma näitan teile, mis ma ostsin, sest ma ostsin väga lahedaid asju endale. Nii, ma siis käisin, on ja Viru keskuse toidumaailmas, väga tähtis. Ostsin kana chili tiibu ja... kartulit ja kastet, sest et üks inimene peab ometigi lõunat sööma ja mul on vaja Viljandi kodu sisustada, eks ole. Selline kaart, siis on sellise tekstiga kaart, selline pilt, võib-olla sobib isegi järjehoidjaks ja selline, nii et ma olen väga-väga rahul. Ja ma käisin ka Pull & Bearis ja ma ostsin sealt endale ma ostsin sealt endale särgi, millel on väga hea sõnum, sellise tekstiga särk. Vot, aga nüüd ma hakkan sööma. Ma nüüd panen ennast riidesse ja lähen linna ja saan oma pestikaga ehk Mikuga kokku appi kui cheese'i. Seekord ei lähe kafeiini, sest me oleme nii palju seal käinud juba, me lähme ühte teise kohvikusse. Ehk siis ma hoian teid kursis, kuidas meil tänane päev läheb. Miku kõnnib selle ees. Update. Miikal on täiesti šokis. Mingi tere Joosa. Ta pidi Jossiga kokku saama, aga vaat, mis välja tuli. Nii et sükke ilus päevake. Just vaatasin Kati juures Padjaklubi ja palun. Seal kõnnib Maria. Padjaklubi, Maria. Mida sa irvad? Kui teate, siis aparaadis antakse selliste taimedega vett. Näid tulid siia tagasi. Ja leti peal oli siukses anumas vesi ja siis oli nagu need taimed sees. Siis ma olin mingi, et need aparaadis on samamoodi, siis hakkasin kallama endale vetti, siis see naine on nagu, et see ei ole joomiseks. Et see ei maitse hästi, siis ma olin mingi, ja siis ta oli nagu, ma toon teile vett, nagu teil on isegi kannu, see vett väljas, kus ma peaksin teadma, mida ma juua võin ja mida mitte, on ja. Nii et oleme Home Artis. Nii et nagu siin on väga ilus ja siis me sööme siin kooki selliste kahvlitega ja Miku sööb saiakest ja me tulevad kohe happimuskahvel. Ja me tulevad kohe, nagu ma räägin, me tulevad kohe latet ka, nii et see on kõik, mis ma tahtsin öelda. Padjaklubi Maria jälitab mind, ta nüüd siin. See roosas naine. Fangirl moments. Teeme teile kokkuvõtte meie tänasest õhtust, mis on olnud täis naeru ja nuttu. Ütleme nii, et on olnud sõitlus rohkem. Me hoidsime siis kella 6-8 emmakest ja ta otsustas lihtsalt konstantselt karjuda 40 minutit niimoodi, et ma hakkasin hüsteeriliselt nutma, mina. Ta on armas, aga ta sees on väike teemon. Nagu me nutsime lihtsalt emmaga koos, ma nagu vaatasin talle otsa, ma ütlesin talle, ma ei jaksa ja ma lihtsalt hakkasin nutma. Ja siis Miku tuli, võttis üle ja siis me jalutasime temaga õues, nagu hoovis ja siis Miku läks temaga jalutama. Ja ma sain puhata ja ma sain videoid vaadata. Me alutasime mingi tunnika natuke peale. Ja siis Marti viis meid stand-up comedy mingi õhtule pööningule, mis on mingi poole tunni kaugusel Kati kodust. Ja see oli nii mõttetu, nagu me olime 15 minutit seal ja pool ajast rääkis mingi purjus mees meiega, et on mingi Narva on linn, riik, linnas või riigis või ma ei tea, ta oli täiesti purjus, siis ta ei läinud ära, aga siis Miku ütles, et okei, tule tasa ja kuula nüüd, ta lihtsalt hakkas uuesti rääkima. Siis ta lõpuks läks ära.
ja teine pool sellest ajast me kuulasime neid koomikuid ja ma olin lihtsalt nagu davai. koomikud. Nii halvad. Ma olin nagu davai, ma olen nagu avatud nendele naljadele. Need olid nii mõttetud, et ma lihtsalt nagu, ma isegi nagu ei naeratanud. Oi, seal on mingid inimesed. Mul oleks just käsi jäänud ülinapilt bussi ukse vahele, sest ma tulin praegu linnaliiniga siis Viljandis. Praegu lähen koju, panen asjad kokku, lähen loengutesse, kella 6 loengut, siis lähen Tartusse. Aga ma olen nüüd kodus ja mul on siuke armas nurgake siin ja mul on Silleni kiri ka siin üleval, näete seda või? Ma jõudsin just Tartusse ja emme tuli mulle järgi ja ma sain reaalselt Viljandis lihtsalt nagu trauma, nagu freaking vaimse trauma. Nagu ma olen bussijaamas ja mingi kutt tuleb ja lihtsalt hakkab ahistama nagu minu kõrval olev tüdrukut on ja nagu mingi, kas sul suitsu on? Kus lähed? See tüdruk on nagu, et no jäta rahule mind, vaata. Ja siis istub see tüdruku kõrval, et istub nagu järjest lähemal talle ja siis ma olen mingi, kas sa ei kuulnud, et nagu jäta ta rahule on ja nagu täiega ahistas. See tüdruk oli mingi nagu suht arg, mingi, et no jaa, et nagu ma tahan üksinda olla, vaata, et mine ära. Ja see kutt hakkab nagu minuga taidlema mingi, et mis saad kade, et ma sinuga ei suhtle. Siis ma olin nagu ei, et nagu mind absoluutselt ei huvita see, vaata, et palun mine ära nagu, et sa häirid meid kõiki. Ja see tüdruk tuleb minu ette nagu hullult lähedale ja ta on nagu mingi, paneme tatti või? Siis ma olin nagu, ma reaalselt kutsun politsei nagu, mine ära. Ja ta lihtsalt ei läinud ja ma lihtsalt võtsin oma asjad ja ma reaalselt nagu jooksin lihtsalt kaarega nagu bussikasse sisse. Ma läksin energiakioskisse, ma küsisin teenindaja käest, et kas ma võin seal olla nii kaua, kuni mu buss tuleb. Sest ma olin lihtsalt nagu nii hirmul, et mu käed värisesid ja mu süda peksis ja see oli nii jube. Igal juhul minul on täiesti trauma tänasest ja ma olen väsinud ja ma lähen magama. Liiga palju emotsioone täna, ma olen liiga väsinud. Nii et head ööd. Tere hommikust, tegelikult ma olen juba natuke üleval olnud. Miku isa tõi kitarri ära ja salli Mikule ja nüüd ma ootan oma toitu, mille ma tellisin Woltist ja ma tellisin siis Gustavist kanapastat ja porgandikooki, sest et eile tuli mulle Wolti kood, millega ma sain siis 10 eurot krediiti ja ma muidugi kasutasin selle ära. Nii et ma ootan oma toitu, see peaks paari minuti pärast jõudma ja siis ma vaatan telekat, siis ma panen ennast korda, panen asjad kokku ja kell 4 tuleb mulle Iinika järgi ja me lähme Nutsakule. Kärri on väga solvunud, et meil ei ole madratsit siin, see viidi alla emme kodusele ja mina sain emme madratsi, nii et ta protesteerib ja ta magab teki peal. Kärri, kas sa oled solvunud või? Kuule, kas sa solvusid või? Änni, ega sa ometi toitu ei nuru? Ju sul mingi tolmurull näo peal. Prove. Minu toit. Änni. Minu toit. Änni. Mina siin siis kitarriga hängimas. Hästi tore on. Terve tee pean kitarriga trippima. Vaid teistel põhjustel. Aga kui ma nagu seda rega tabelit vaatasin, siis... No näed. Ma olen Nutsakul ja meil sai just õhtune programm läbi ja kell on 10 ja Elerin võttis Viljandist minu posti kaasa ja ma sain siis KSA silmakeskuse kinkekaardi 20 euro väärtuses, et ma saan minna silmakontrolli. Aitäh, Elerin. Ja ma sain siukse kirja ja ma arvasin, et see on emmalt. Ma ei täiesti kindel, et see on emmalt. Aga tegelikult see oli hoopis Tiinalt ja see oli nii armas kiri ja see oli nii julgustav just mu vlogide koha pealt, nii et aitäh sulle, tõesti väga-väga armas. Mul on mega rõve olla ja ma ilmselt panen kohe ketti, sest mul pea valutab ja mul on peavalust mega halb olla, nii et väga tore päev on tulemas. Ma siis just oksendasin ja mul on ikka veel räme peavalu, aga nagu selles mõttes, et salbenestunne on nagu vähemaks läinud, nii et ma võib-olla varsti saan midagi süüa isegi. Nagu see on nii rets, sest ma ei arva, et see nii rets on, aga migreen on lihtsalt väga jube, nii et ma ei soovita mitte kellelegi. Ma loodan, et nagu minu vaatajatest kellelgi ei ole migreeni, siis see on lihtsalt väga õudne. Kas te teate, kui raske on olla voodis, kui sa kuuled, et teised ülistavad ja sina ei saa ülistada? Nagu nii raske lihtsalt. Aga nii ilus on kuulata, kuidas inimesed ülistavad. Nii armas Sven ootan just palvetas mu pärast. Ma olen terve päeva maha maganud, nagu terve päeva, sest et kell on juba 5. Inimesed on terve päeva käinud diskussioonidel ja värkidel ja mina olen lihtsalt maganud, sest et mul on nii räme peavalu ja ma olen ikka veel. Ma olen nagu siin taga kuklast, lööb siia vasakule poole kõik. Mine. Ta tahab seal Urus ka käia. Ta hullult meeldib. Saata välja sealt. No nii, kell on 10, ma olen kodus ja mul on terve päev
nagu legit terve päev pearäiget valutanud. Nüüd ma võin öelda, et mul ei valuta enam, sest et Helka tegi mulle massaaži ja nagu täna ma olen põhimõtteliselt terve päev maganud, onju. Mingi 12-5 vähemalt magasin. Nagu niimoodi, et vahepeal ärkasin 5 minutiks üles ja siis jälle magasin. Ja ma sain täna aru, kui armsad sõbrad mul on, nagu kui armsad ja kui hoolivad. Nagu inimesed kirjutavad mulle, et kas sa tahad, et me polvetame su pärast ja nagu kuidas sul olla on ja inimesed nagu muretsevad. Ja see on lihtsalt nii armas või nagu ma ei ole seda üldse ära teeninud, nii et aitäh teile kõigile, kes te hoolite ja kirjutate mulle. See on väga armas. Ma lähen magama ja enne vaatan ühe Hensu Gusta video ära, sest et ta teeb mulle alati tuju heaks. Ja ma tahtsin täna shoutouti teha Henrik Pihl. Sa oled äge tüüp. Äge, et sa fännad mind ja Mikut. Mul on teile paar teadet. Esiteks siis ärge unustage ära anda minule ja Mikule hääli Swedbanki lehel. Ma panen selle lingi kindlasti kirjeldusse, nii et palun võtke need 5 sekundit enda elust, et panna meile süda. Siis on veel üks asi. Ma tegin endale konto sellisesse kohta nagu jaga.ee, aga see jaga nagu see esimene täht on Y. Nii et minge vaadake, ma müün seal iga stuffi. Kaasa arvatud seda, mille peal ma praegu oma videot filmin, on ju. Siuke kehasprei siin on nagu natuke kasutatud. Kuna ma ei kasuta seda spreid väga, ma ostsin selle lihtsalt emotsiooni ajal, kui me käisime Inglismaal, siis ma lihtsalt müün selle maha 3 euroga. Minge ostke, on ju. Ma teen vlogimisest nädalajase pausi ja see otsus tuli mul küll väga raskelt, aga ma leian, et ma pean seda tegema, sellepärast et mu tervis läheb järjest hullemaks. Ja ma pean natukene oma elutempot nagu ümber settima ja natuke rahulikumalt võtma. Nii et ma nüüd nädal aega ei tee. Ma loodan, et te ei ole väga kurvad. Ja kui te hakkate mind igatsema, siis te võite minna mu Instasse, mille nime panen ka siia kirjeldusse. Te võite minna Spotify'sse mu playlisti kuulama. Sellel on juba 20 followeri mu playlistil. Nii et minge kuulake. DJ Päiks on see nimi. Ja... Jah, mis ma ikka öelda? Viljandi kogukond alustab 8. oktoobril. Mind küll ei ole, aga kui te tahate minna, siis te võite kirjutada kas mulle või minu elukaaslasele Elerin Tammelile. Vot, siuksed uudised ongi. Kaspar Nummert ei saa aru, mis vahe on blogimisel ja vlogimisel. Ma ütlesin talle, et vlogimine on see, kui sa kirjutad oma elust. Vlogimine on see, kui sa teed videot oma elust. Aga tema ütleb, et vlog on blog. Mis sa häbened nüüd? Mul oli täna mega naljakas õhtu, sest et me olime Liisa pool ja me vaatasime, su nägu kõlab tuttavalt, me lasime Tänilile kaasa. Ma lõpetan oma vlogi siin ja me ei näe mitte järgmine nädal, vaid ülejärgmine nädal, sest ma võtan nädalase pausi, eks ole. Tahtsin öelda, et olge terved, palun olge terved, sest et see on kõige tähtsam. Ja olge üksteise vastu head ja armastage inimesi enda ümber, isegi kui need ei ole nagu täiesti mingi teie maitse järgi või te arvate, et nad on imelikud. Lihtsalt nagu hoolige üksteisest ja ütelge ilusaid sõnu ja lihtsalt olge abivalmid, olge armastavad. Mina üritan ka iga päev järjest rohkem selliste iseloomuomaduste moodi olla. Aitäh, et te vaatate mu vloge. Mina lähen nüüd nädalasele pausile vlogidest. Näeme siis 2 nädala pärast. Ei, kuulge, ma unustasin panna ühed klipid sisse, mille Elerin filmis, kui meil oli Nuutsakul reedel see sütiks, siis Elerin tegi paar klippi, nii ma panen need nüüd siia ja siis sellega lõpeb minu vlog ka. Ja palun pange tähele, kui Sven Nõotan hakkab vales kohas laulma. Ta laulab niimoodi hää. Nii et see on pull. Tavaiks, nüüd ma küll lähen. Tšau!